Nii, tere! Olen Margit ja mina räägin teile teekonnast kuuldeaparaatideni. Esimesed kuulmislanguse tunnused on inimestel tavaliselt niiviisi, et kuulen, aga ei saa aru kaasvestlejast. Tihtipeale jõuab inimesele see mõte, et teised inimesed räägivad kuidagi halvasti või nad võib-olla natuke isegi nagu kiusavad või ei oska rääkida. Kõik sellised nagu mõtted tulevad inimesele. Aga tihtipeale see ikkagi ei ole päris niiviisi, et on ikkagi seotud kuulmislangusest. Järgmine asi on see, et inimene kuuleb valesti. Et öeldakse üks sõna, aga seda tegelikult hoopis teistmoodi. Või näiteks lause. Lauses on hoopis nagu teistsugused sõnad, teistsugune mõte. Aga see ongi sellepärast, et kui midagi jääb õigesti kuulmata, siis aju paneb selle pildi kokku. Tema jaoks niiviisi nagu oleks tema jaoks loogiline. Aga see ei pruugi üldse olla see, mis tegelikult räägitakse. Mis on üks väga suur probleem on see, et ei kuulda televiisorit. Ja inimene lihtsalt keerab selle televiisori tugevamaks. Ja veel tugevamaks. Ja veel tugevamaks. Aga see ei tähenda seda, et ta siis seda ilusti kuulma hakkab. Et kui televiisori heli on liiga vali toas, siis ta hakkab kajama. Ikka ei kuule. Ikka on probleem. Teatris on raske näitlejaid kuulda. Selline tunne, et vanasti osati rääkida, nüüd uus põlvkond, keegi ei oska enam rääkida. Teatris samamoodi. Natuke see võib ka nii olla, aga kindlasti mitte 100%. Sest tegelikult on ka teatrietendusi tükke, kus on natuke vaiksemalt rääkimist ja võib-olla isegi tavakuulja ei saa nii hästi aru. Aga poes, arsti juures, kõik on need situatsioonid, kus on ikkagi jäävad mõned sõnad puudu või üldse ei saada aru. Ja mis on veel on see, et lähedased hakkavad märkama, et vot, kas sa ei kuule? Et tavaliselt see vaegkuulja saab ise viimasena nagu lõplikult aru, et jah, vist on kuulmisega probleemid. Kuulmislanguse aastad. Et selline tabel on siis see tabel, mis näitab ära, kus on mõned häälikud asuvad sageduste peal. Siit ülevalt alla on heli tugevus. Ja vasakult paremal on sagedused. Madalad on vasakul pool, kõrgemad paremal pool ja kõnetsoon jääb keskele. Ja siin on näha ära häälikute asukohad. Mis sageduse juures on, mis häälikud. Ja siis ongi niiviisi, et kui on kuulmislangus, oleneb kus kohas see kuulmislangus on. Sealt siis saab vaadata, missuguste häälikutega on probleemid. Ja kuulmislanguse me mõõdame niiviisi ära, et erinevatel sagedustel anname erineva tugevusega tooni. Ja siis on niiviisi, et missuguse tugevuse juures inimene kuulab seda tooni. Selle me fikseerime ära. Ja siis joonistub selline kõver siia, ükskõik siis missugune kellelgi on. Kas ta on üleval pool, keskel, allpool. Et siis kui see kõver, et normaalne kuulmine on kuni siiamaani. 0–25 detsibelli. Et kui see kõver joonistub siia ülesse, siis on kõik hästi. Minu juurde tulla ei ole. Kui nüüd kõver joonistub juba siit punktiirist allapoole, siis hakkame vaatama, et kuhu kohta see kõver joonistub. Et kui ta on kuni 40 detsibelli, loetakse seda kergeks kuulmislanguseks. Et siin tavaliselt inimesed väga ei kipugi tulema abi otsima. Nad saavad veel kuidagi moodi hakkama. Ja kui töö juures on natuke probleeme,
noh, siis võib-olla mõtlevad, et jah, võtaks küll kuuldeaparaadi, aga neil on tavaliselt hästi suured probleemid motivatsiooniga aparaati kanda. Siis on 40–70 detsibelli kuulmislangus. See on juba mõõdukas kuulmislangus. Ja siis, kui siin see kõver joonistub, siis juba on motivatsiooni rohkem kanda, sest probleeme on rohkem. 70–90 peetakse raskeks kuulmislanguseks ja sügavaks siis alates 90-st. Mida allpool on kuulmiskõver, seda keerulisem on tulla tagasi kuulmise juurde. Et mida kõrgemal see mida väiksem on kuulmislangus, seda lihtsam on inimesel, seda lihtsam on minul seda tööd teha. Ja hästi palju tegelikult sõltub inimese enda motivatsioonist. Ja kui ta ilusti kannab, siis on koostöö parem meil. Esimene käik peaks olema perearsti juurde. Perearst vaatab kõrvad üle, võib-olla leiab paigukorgi, puhastab ära, pereõde puhastab ära ja kõik on hästi. Probleemid on kadunud. Kui on ikkagi tunda, et asjad paremaks ei läinud, siis tuleb külastada kõrvaarsti. Kõrvaarst vaatab omalt poolt üle, vaatab, kas annab midagi ravida. Kui ei annab tõendi, et on vaja kuuldeaparaate. Ja kuuldeaparaate hakatakse andma või väljastama alates sellest, kui inimesel on kuulmislangus alla 30 detsibelli. Ehk siis siin on see piir, et kui siit on allpool see kuulmislangus, siis saab juba soetada endale soodustusega kuuldeaparaadid. Ehk siis esimene perearst, kõrvaarst ja kõrvaarstid saab paberkandjal tõendi, et soodustuse väljastamiseks peab olema paberkandjal tõend ja sellega saab siis minna kuulmisabivahendite keskusesse. Ja tõendi peal peab olema ära märgitud ka koodid, ISO-koodid. Kuulmisabivahendite ISO-koodid algavad 2206. Need koodid on näha Sotsiaalkindlustusameti kodulehel ja seal on ära toodud abivahendite loetelu. Et kõik, mis on kuulmisabivahenditega seotud, on siis seal kirjas alates 2206. Ja kommunikatsioonivõimendid on seal loetelu esimesena. Ja sellega on niiviisi, et kui inimene ostab endale kommunikaatori, siis selle kasutusaeg on 5 aastat. Ja selle aja jooksul ta ei saa osta endale kuuldeaparaate ja ka automaatselt. Eritaotlusega saab, kui ära sellega. Siis kui inimene on ostnud või soovib kõrvasiseseid kuuldeaparaate, siis on nendele eraldi kood, kõrvatagustel aparaatidel on eraldi kood. Ja kui nüüd kõrvalist ei kirjuta neid koode või kirjutab nagu valesti, mitte valesti, aga paneb 12 ja tegelikult on kõrvatagust pakub ja niiviisi, see ei ole vahe. Et meie saame neid koode, et kui inimene soovib sisest, paneme sisese koodi ja kui tagust soovib, siis paneme taguse koodi. Et piisab sellest ka, kui ta ainult ühe koodi kirjutab siin. Ja on mõeldud niiviisi, et üks aparaat ühe kehapoole kohta ja 4 aasta peale. Ehk siis mõlemasse kõrva saab osta kuuldeaparaadid ja 4 aastat on kasutusaeg. Lastel 3 aastat. Kõrvatagustel aparaatidel
tuleb mängu ka veel individuaalne kõrvaotsak. Ja seal on ka oma aeg, ehk siis üks otsak ühe kehapoole kohta aastas aparaadi kasutuse aja jooksul. Ehk siis kui kuuldeaparaadi kasutusaeg on 4 aastat, siis ta saab osta 4 tükki ühe kehapoole kohta. Et kui on väiksem kuulmislangus, siis ei ole see nii oluline iga aasta otsakut vahetada. Kui on suurem kuulmislangus, siis tegelikult igasugune kõrvakuju muutus võib tekitada vilesid kõrvas ja siis on vaja otsakuid vahetada. Ja muidugi kui materjal on teine, et siis on teinekord vaja ka lihtsalt uued teha, kuna materjal on väsinud. Ja siis on implantaatidega seotud koodid. Nii. Siis riiklik tugi. Automaatselt on riiklik tugi kõrvaarsti saatekirja alusel või siis audioloogi saatekirja alusel 90% abivahendi piirhinnast. Ja toimetulekutoetuse saajale on ta 95% piirhinnast. Et mitte aparaadi maksumusest, aga määratud piirhinnast. Ja piirhinnad on siis niiviisi, et inimesed on jaotatud gruppidesse. Et on 3 aktiivsusgruppi. Esimene on piirhinnaga 350. Ehk siis reaalselt 315 on võimalik inimene saada soodustust kuuldeaparaatidele. Ja seal on omad sellised reeglid, kes on siis selle aktiivsusgrupi, kes kuulub sinna aktiivsusgruppi. Et see tähendab seda, et kasutus keskmiselt on 1-5 päeva nädalas ja vähemalt 2 tundi päevas. Ja on selline nagu eeldab igapäevases suhtluses sellised lihtsad suhtlust. Aktiivsusgrupp 2 piirhinnaga 736 eurot. Ehk siis 662,40 reaalselt sellist automaatset soodustust. Et seal on juba neid tingimusi rohkem, millele see inimene peab vastama. Et kindlasti see kasutusaeg peab olema pikem kui see 1-2 päeva, see on siis vähemalt 5 päeva nädalas ja keskmiselt 8 tundi päevas. Ja kasutuskeskkondi peab ka olema rohkem, et siis vähemalt 3 kasutuskeskkonnas. Ja kasutuskeskkondades vähemalt 4 tundi suulist suhtlust. Et siis põhimõtteliselt on see mõeldud rohkem inimestele, kes töötavad, suhtlevad, et vähe keerulisem situatsioon. Ja tehingu tegemise hetkel on siis töötav või siis töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik või siis omandab alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust. Ja 3. aktiivsusgrupp on tegelikult mõeldud lastele. Ja seal on piirhind samamoodi 736 ja ehk siis 662,40. Ja nendel on siis omandavad alus-, põhi- või keskharidust või kõrgharidust. Aga 3. aktiivsusgrupi aeg on siis 3 aastat ehk siis lapsed. Et teistel oli 4 aastat, oli aparaadi kasutusaeg, neil on 3. Ja nüüd siis erimenetlus. Et erimenetlusel on ka omad punktid. Et kõigepealt on see, et oma osaluse vähendamine. Et kui finants ei võimalda oma osalust tasuda, et siis on võimalik Sotsiaalkindlustusametile teha taotlus. Siis on kui on vaja uut abivahendit, kas kuulmislangus on väga palju muutunud, halvemaks läinud
või siis on juhtunud midagi aparaadiga. varastatud, hävinud ja nii edasi. Ma küsin kohe juurde, kui aparaat lihtsalt ära kadus, kas siis saab ka? Eritaotluse võib alati esitada. Lastel tullakse rohkem vastu, täiskasvanutel mitte. Puhas kadumine. Ehk siis, et kui see aparaat kadus ära sinu süül, ütleme nii, et siis alati võib esitada avaldusse, ja. Aga pigem vaadatakse niipidi, et lastel võimaldatakse, täiskasvanutel pigem ei. Kahjuks. Nii. Ja siis on see maksumus. Abivahendi maksumus on kõrgem kui piirhind. Ehk siis piirhind oli alla 1000. Väga paljud aparaadid on üle 2000. Et siis põhimõtteliselt kõik need, mis on üle piirhinna, võiks juba hakata tegema eritaotlust. Aga sellega on üks väike aga, et piirhinda suurendatakse juhul, kui piirhinna siseselt sinu jaoks sobivaid abivahendeid ei leidu. Et siis peabki mõtlema, kas leiad midagi sealt piirhinna sees abivahendeid või ei sobi sinna. Ja selleks, et erimenetlust taotleda, tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile dokumente. Et kõigepealt enda avaldus põhjendusega, miks inimene soovib, siis 2 erinevat hinnapakkumist erinevatest kuulmiskeskustest ja lisada on veel vaja kõrvaarsti tõend. Et kõik need dokumendid tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile ja neil on aega vaadata üle see 30 päeva jooksul. Ja vastus saadetakse siis nii, nagu avaldusel oli taodeldud. Et kui nüüd sealt edasi minna, mis siis kuuldeaparaatide maastikul on pakkuda? Et aparaatide tehnoloogia on juba nii palju arenenud, et juba mõnda aega saab aparaate häälestada individuaalselt vastavalt kuulmislangusele. Mis on veel edasi läinud, on see, et aparaatide helitöötluskiirus ajaga aina kiirem. See tähendab seda, et see kõne on palju selgem, arusaadav, suudetakse eristada inimese häält teistest helidest, et palju arusaadav. Siis on võimalik valida erinevate helitöötlusprogrammide vahel. Ehk siis väga vanasti olid ainult üks helitöötlusprogramm, siis tuli laiadesse massidesse kasutusele teine helitöötlusprogramm, veel 3. Aga siis hakati ka tegema väga paljud ettevõtted tegid enda oma helitöötlusprogramme. Ja need on siis nagu ettevõtetele sellised, kuidas ma ütlen, nagu omased, nagu erilised, just täpselt selle ettevõttele, sellele aparaadile on meil just selline helitöötlusprogramm. Et nagu erinevad lähenemised. Ja mida saab veel teha, on kuuldeaparaate annab programmeerida erinevatesse heli kuulmiskeskkondadesse. Ehk siis erinevad programmid erinevatesse keskkondadesse. Ja siis on veel uuemad mudelid on ühildatavad nutiseadmetega. Aga see oleneb nüüd sellest, et missugune nutiseade inimesel endal on. Ja missuguse kuuldeaparaadi ostab. Et mida nad omavahel siis võivad, kui hästi nad kokku mängivad. Mida uuemad tehnoloogiad, seda uuemad tehnoloogiad, neid telefone nad soovivad ka. Et siis on kõik need plussid saab ära kasutatud. Nii. Millised kuuldeaparaadid on olemas? Kõrvatagused.
kuuldeaparaadid on siis niiviisi, et kogu aparaat on kõrva taga. Ja siis juhitakse heli kõrva sisse. Siis on olemas kõrvasisesed kuuldeaparaadid, kus kõrvatagust aparaati ei ole, kõik mis on kõrvas sees. Et kõrvatagustel kuuldeaparaatidel on veel erinevad tüübid. On natuke suuremad mudelid, on natuke väiksemad mudelid, aga need siis sõltuvad sellest, missugune kuulmislangus. Et mida me saame siis pakkuda sellele inimesele. Ja mis on veel, on lisaseadmed kuuldeaparaatidele. Kohe räägime. Et kõrvataguseid siis nimetatakse ka nagu oma nimedega. PT-d on sellised tavalised toruga. Selline tühi toru, heli juhitakse läbi toru otsikust kõrva poole. Ja need on siis sellised, mis on patareidega versioonid. Patarei käib siia sisse. Või siis laetavad. Pannakse laadimistokki. Ja siis on veel sellised aparaadid, mis on peenema traadiga. Samamoodi on patareidega versioonid. Luuk käib alt lahti, patarei sisse, luuk kinni, hakkab tööle. Või siis laetavad versioonid. Samamoodi laadimisjaam. Ja nende vahe on, peamine vahe on? Patareidega või laetavad. Mis see PT ja rite vahe? PT ja rite. Lihtsalt on niiviisi, et rite vahe on see, et see valjuhääldi asub juba kõrvas sees. Ja heli on puhtam, ta enam ei läbi seda toru ja otsikut. Aga ta antakse juba kõrvakanali sees. Ehk siis tal on vähem liikumist sinna kuulmekileni, et ta on puhtam lihtsalt. Ja õrnem on ka. Et tuleb vaadata, missugune, kuidas on võimalik ja kogu see tugevuse vahe tuleb sealt välja, et PT-sid on tugevamaid versioone kui neid peenikese traadiga. Et kui kuulmislangus on päris korralik, siis need peenikesed hästi ei sobi, sest nad lihtsalt võimsusest jäävad väheks. Et pigem, et kui kuulmislangus on suurem, siis eelistada seda PT. Ja. Aga seal tuleb ka vaadata, et kus piirid on. Et teinekord annab veel mängida seal piiri peal, aga kui on ikkagi väga kehvasti, siis pigem ikkagi selline PT tüüp. Et siis on kindel. Et siis on ka veel PT tüübid on nii, et on ka veel suurema patareiga. Ja kui ta on 6-7-5 patareiga, siis on võimsust veel rohkem. Nii et see on nii-öelda maksimum, mida me saame pakkuda. Ja kõrvasiseseid kuuldeaparaate on siis ka erinevaid tüüpe. Et sellised väga väikesed kanali sees. Kõrvast väga ei olegi midagi näha. Ja aina suuremaks lähevad. Et mida suuremaks lähevad, seda rohkem on nendel sisu sees, seda rohkem nad oskavad seda heli analüüsida. Ja tehnoloogiat saab ka aina rohkem sinna sisse panna. Et kui siin enne oli jutt, et ühildatavad nutitelefonidega näiteks, siis need variandid ei ühildugi, sellepärast, et siin ei ole seda tehnoloogiat võimalik sisse panna. Kõik, mis on suuremad, sinna ei osa.
et see, mis on terve kõrva oma, see on siis nagu võimsam? Täiskomplekt. Tervele kõrvale saab ka tellida sellise, me saame võimsama, sinna saab tellida suurema patareiga sisse, et isegi 13 patarei saab sinna sisse, kui muidugi kõrv on ise ka piisavalt suur, eks. Aga mõni tahab, et on kindlam. Ei olegi vaja kõike seda suurt, aga ta tahab, et on kindel kõrvas. Ja siis saab ka selle suure teha. Ma neid väga näinud ei ole, aga võimalus on. Kui tugeva kuulmislangusele see veel on mõeldud, et kas väga tugeva kuulmislangusega ka saab? Kuni 100 detsibelli on võimalik veel teha, aga seal tulevad muud asjad mängu, et kui on kõrvatagune aparaat ja kui otsik näiteks hakkab pilisema, me saame teha uue otsiku, aga kui on kõrvasisene hakkab pilisema, siis tuleb see uus korpus, mis on palju kulukam inimese jaoks. Ta on tundlikum kogu sellele lisaõhule, mis läbi läheb, võib minna läbi. Kuidas kõige suurem kõrvas püsib? Kõige paremini. Sest ta on täis kõrv, kõik on kõrvas. Kui ta korralikult kõrva paneb, siis ta püsib hästi kõrvas. Et ta ei turrita välja, ta on ikkagi vastu kõrva. Ta näeb õudne välja lihtsalt pildi peal juba sellepärast, et ta on nii suur. Ütleme nii, et enamus on ikkagi need, mis tellitakse, on need variantid. Et ITC või ITHS, et seda HS on ka nagu harva, aga see on tõesti imeväike kõrv, et see ITC nagu ongi juba pool kõrva, eks ju. Aga eks seal ongi see, et kui kõrva kuju on selline, et on natukene selline, et ei ole ilusat kaussi, siis me peame vaatama, et ta ikkagi sobiks ja ta ära libiseks sealt kõrvast. Teinekord me peamegi tegema selle HS-i seal lõpus, et lihtsalt ta kõrvas püsiks. Mitte nii, et peab kogu aeg hoidma, et kõrvast ära ei tuleks. Aga kanalisisene on siis pigem nagu nendele, kes ei taha nutitelefonidega ühenduda või kellele, kes kõige rohkem seda kanalisisene tahaks, eks ju. Pigem ongi see, et neid ei oleks näha. See on ainus soov. Et siis ma ikka üle räägin uuesti, et kas tõesti ei taha telefoniga ühilda pista, et jah, kui on ikka täis selline soov, et ei taha, siis nii ongi. Nendel ei ole võimalik programme ka erinevad sisse teha, sellepärast, et see nuppu ei ole sinna võimalik panna. Nendel on võimalik juba nuppu panna. Et siis need on natukene kaugem ja siis on võimalik nuppu vajutada ka. Aga ütleme nii, et need on väga väikesele sellisele kuulmislangusele ja nendele, kes ei taha, et seda näha oleks. Nii, lisaseadmed. Kui on nüüd selline aparaat, mis on ühildatav lisaseadmetega, ehk siis need väikesed kõrvasisesed, neid ei toeta. Et on vajagi seda tehnoloogiat sinna sisse, mis toetaks lisaseadmeid. Et on olemas sellised pisikesed karbikesed, mis saab ühildada ära oma Android telefoniga. Ja tema siis toob heli telefonist aparaatidesse ja vastupidi ka. Seda saab veel kasutada mikrofonina. Panna mikrofoni positsiooni, näiteks kooliõpetajatele panna klipiga endale riiete külge, et siis õpilased kuulevad õpetajat, ise õpilane vahelkuulja kuuleb õpetajat. Või siis lihtsalt kasutada teda juhtpuldina, et saab panna tugevust ja saab panna vähemaks. Siit saab programme vahetada, nii et ta on nagu selline kaugjuhtimispult. Ja siis on olemas ka veel selline televiisori adapter, ehk siis on võimalik ühildada see adapter televiisoriga, aparaadid panna tööle selle väikse adapteriga. Ja siis tuleb lisaprogramm aparaatidesse,
ja ta kuuleb televiisorit otse oma aparaatides. Ja tal on sellised erinevad võimalikud variandid ühildamiseks. Et saab kas valguskaabliga, saab selliste otstega, mis on see valge-punane, või siis saab panna ka lõpuks sinna kõrvaklappide pessa. Aga siis kõrvaklappide pessa pannes läheb teistelt see hääl ära, heli ära. Nii et kõik muud ühildamised nagu jätab teistele heli alles, aga kui ühildada kõrvaklappi pessa, siis läheb teistel heli ära. Kas see ühendub kõikide aparaatidega või on igal firmaal erinev? Igal firmaal on erinev. Kaklustan küll, et see on ainult Oticonid. Aga selliseid karbikesi ma usun, et on teistel ka või vähemalt mingisugused sarnaseid lahendusi. Et kui hakata mõtlema, et mida siis valida, et aparaate on palju, et mida siis valida, et kõigepealt tulebki vaadata, milline on inimese enda kuulmislangus. Kas on selline väiksem kuulmislangus, suurem kuulmislangus, sealt juba hakkavad osad aparaadid ära langema. Siis tuleb vaadata, milline see kõrv välja näeb. Kui suur on kõrvakanal, väliskõrva kuju, milline see kõrvalest välja näeb. Siis kindlasti peab vaatama, kuidas on lood vaiguga. Kui inimene ütleb, et tal kogu aeg vaiku tuleb, kogu aeg on kõrv umbes, peab käima loputamas ja kogu aeg on probleemid vaiguga, siis kõige mõistlikum on aparaat, mis on sellise toruga, tavaline PTE, otsikuga ja siis on võimalik seda otsikut puhastada. Ta näeb kohe, et ahah, vaik on ees, puhastab ära, kõik on hästi. Kui on vaja, võtab ära, siit otsust peseb ära, kõik on hästi. Kui on aparaadid, mis on kõrvasisesed, seal on see filter nii imeväike ees, et isegi kõrva pannes võib juhtuda niivis, et ta juba ummistab selle avause ära ja ikka ei kuula. Sama lugu on nende peenikeste ritadega. Et sellega õnnestub ka kohe ära ummistada aparaadid. Et seda peab hästi vaatama. Aga see kõrvakuju, et mis erinevus siis siin on, et milline see kõrvakuju on? Ma vaatan seda kõrvakuju ka, missugune on see kausikene siin all. Et kui hästi ta sinna püsib või missugune see ülemine äär on, et kas ta on nagu rohkem selline längus või on ta liigu pehme, võib-olla ei anna panna siin sellist suuremat aparaati ja lihtsalt niis, et kuidas tundub, kuidas see aparaat hiljem nagu seal kõrva peal olema hakkab. Ja loomulikult tuleb küsida, mida inimene ise soovib, mida ta soovib, missugune on näiteks tema töö, kas ta kannab kiivreid, ei kanna kiivreid töö juures, et mis iganes, millega ta tegeleb. Ja saab küsida, mis tema soovib. Kas võib olla ka seda, kui palju raha on? Jaa, seda ma siia ei kirjuta. Raha on, siis on see eritaotluse teema, eks ju. Et kuna kuni aastani 2016 ei huvitanud kedagi, kui palju sul raha on, et siis valiski inimene niiviisi, nagu tal see võimalus on. Alates 2016 on juba võimaldatakse inimestele rohkem neid aparaate, kallimaid ka ja tullakse vastu ja tekib niiviisi. Aga loomulikult, et mõistlikkuse piires neid asju tuleb valida. Ja kindlasti, mis on hästi oluline, on see, et võimekus kuuldeaparaate kõrva panna ja hooldada. Et kui inimene tahab hästi väikest aparaati, aga käed ei tööta, silmad ei näe, et siis on sellest nagu hästi kurb, et ta peab seda lõpuks ikkagi hooldama ka, et
et see peaks olema niiviisi, et ta suudaks näppude vahel patareisid panna, kui on vaja panna. Kui on laetav, siis jääb see mure muidugi ära, aga puhastamise asi on ikka oluline. Ja kõrva panna ka, et tihtipeale, kui näpud ei ole nii tundlikud, siis on jälle lihtsam selline suurem aparaat. Tunneb paremini, kuidas näppude vahel kõrval lihtsam panna, ei kao vahepeal käest ära. Aga kui ei saa ka nii palju, et seda suuremat aparaati panna, mis siis soovitada? Siis on kommunikaator. Ega muud ei ole. Kommunikaator on kõrvaklapid ja siis need ikka äkki saab kõrva ja mikrofon teisele inimesele. Inimene, kes aitab panna kõrva, tugiteenud. Iga hommikul. Jaa, iga hommikul tuleb ja õhtul võtab ära. Jah. Nii, et kuuldeaparaatide kasutamine. Et see kõik inimese jaoks oleks hästi selline valutu kogu see protsess, siis ei tohiks väga palju leida põhjuseid, miks kuuldeaparaati mitte kõrva panna. Ehk siis tegelikult tuleks panna kuuldeaparaatide hommikul kõrva ja õhtul ära võtta. Et saada kogu aeg selline ühtlane nivoo endale. Et eks esialgu kindlasti on natukene keeruline ja kõik asjad on sellised imelikud ja tunne on imelik ja enda hääl on imelik ja kõik on hästi veider. Aga mida rohkem inimene kannab, seda lihtsam on. Et alati annab helitugevust enda jaoks muuta, natukene rahulikumaks teha, vaiksemaks teha ja juba on see lihtsam tema jaoks. Et kui inimene võtab, et järgmine nädal on mul mingi üritus, siis panen järgmine kasutamine oleks näiteks mingi kuu aja pärast, siis kogu aeg on selline tunne nagu esimest korda paneb aparaadi kõrva. Kõigepealt see tunne kõrvas, midagi väga kahtlast on kõrvas. Enda hääl on väga imelik. Ja igasugused sahinad, kahinad, kas või paberi liigutamine, juba kõik need helid hakkavad segama kuulamist. Et kui kuuldeaparaadid on mõlemas kõrvas, siis oluliselt saab inimene paremini aru kõnest. Et kui on vaikne ruum, siis see ei ole veel nii suure tähtsusega. Aga kui on helisid rohkem ruumis, siis mõlema kõrvaga kuulamine on palju parem. Inimene saab paremini. Ja et siin on nüüd vastus sellele küsimusele, et mis aparaat on kõige parem ja nagu sa ütlesid, et kantav aparaat on kõige parem, see millega rahul ollakse, see on kõige parem aparaat oma. Just. Ja loomulikult need tehnoloogiad on kogu aeg arendatakse uusi selliseid tehnoloogilisi võimalusi kuuldeaparaatidesse, et inimestel oleks aina lihtsam ja parem kuulata. Ja kui vanasti olid aparaadid, mis lihtsalt võimendasid ja saime küll heli panna paika uuringu järgi, aga ei saanud heliallika suunda ja asukohta, sellepärast et aparaadid omavahel ei suhelnud. Aga nüüd juba tegelikult vasaku ja parema kõrva aparaadid omavahel suhtlevad, tekitatakse selline aisting, kust poolt heli tuleb inimese jaoks. Ja suund ja asukoht üleval all, vasakul paremal, et on võimalik aru saada heliallikast. Aga kui inimene võtab esimese aparaadi, siis sageli ta ütleb, et ma võtan alguses ühe, siis pärast vaatab, et kas see on mõistlik otsus või võiks kohe mõlemasse panna. Agoonia pikendamine, et kui korraga on mõlemad koos, siis on üks harjumine. Et kui on algul üks, siis on teine, siis on väga raske harjuda. Aga kuna oli aeg, kus oli ainult soodustati ühte kuuldeaparaati, siis on väga paljud inimesed on tulnud sellest ärast ja nad ei suudagi ära harjuda teisega.
aga uutel kindlasti soovitan kohe mõlemasse kõrva kuuldeaparaatide ostu. Et siis on selline tasakaal on kohe, mitte nii, et maailma neid ühelt poolt. See on nagu prillidega, et 2 klaasiga on lihtsam kui 1 klaasiga vaadata, eks ju. Ja kõik kogu see kuulmine tegelikult ju toimub peas, ajus. Et mida vähem inimene pingutab, et kuulda, kõnest aru saada, et seda rohkem aju suudab meelde jätta seda, mis jutuks oli. Ja ei väsita ka nii palju. Et kui mõni on siin öelnud, et võtta, et tal on sellised peavalud õhtuks ja pärast räägib, et oi, et enam nagu ei ole, eks ju. Noh, ega ei saa öelda kindlasti, et kuuldeaparaat on selle ära ravinud peavaludega, aga tihtipeale need sellised nagu pingutused terve päev otsa kuulda, see lihtsalt väsitab ja paneb pea. Aga mida paremad aparaadid, seda lihtsam on toime tulla kuulamisega ja siis ongi lihtsam. Et kuuldeaparaatidel on võimalik panna erinevaid programme peale. Et lisaks sellisele tavalisele universaalsele programmile saab panna selliseid programme, mis on suhtlusmüras, et arvestab sellega, et ümberringi on müra. Siis on sellised programmid nagu mugavmüras, eks siis teeb kõik natuke rahulikumaks. Loenguprogrammid, kus heli siis tuleb, antakse rohkem nagu eestpoolt. Ja siis on sellised programmid, kus ei ole automaatika ei sekku. Et kõik tuleb nii naturaalselt, kui ta tulla saab. Et see ongi siis see muusika ja loodus. Et kõik muud programmid on sellised, mis on inimkõne, on prioriteet. Aga muusika ja loodusel on kõik filtrid vabaks lastud, kõik, mis tuleb nii naturaalselt, kui ta tulla saab. Ja teie asend on nüüd see asend, mis paraku ka ei ole mitte kõigil aparaatidel. Et see on siis see silmusvõimendus. Silmus, just. Silmusvõimendus ei ole mitte kõigil mudelitel. Ja eriti raske on neid panna tööle kõrvasisestel, mis on telefoniga ühildatav. Nad lihtsalt, need tehnoloogiad veel hetkel ei osata niiviisi paika panna, et nad üksteist ei segaks. Aga kõrvatagusel need tehnoloogiad pannakse piisavalt kaugele üksteisele ja kõrvatagustel on see võimalik. Ka nendel pisikestel, peenikestel riidadel. Kõrvasisesel on see lihtsalt liiga kõik nii koos, et nad hakkavad segama üksteisele. Ja siis on programmid, mida me teeme, kui inimene ütleb, et võtt, mul on seal selline situatsioon, ei kuule seda, tahaks seda kuulda. Et siis on sellised eriprogrammid, mida saab siis vastavalt inimese soovile proovida valmis teha. Kui hästi see õnnestub, võib-olla peab mitu korda tegema, aga kuidas seda teete siis, et lähete ise sinna keskkonda? Läheb ise keskkonda. Kõigepealt kuuleme hästi teraselt ära, mis keskkond on inimesel, mida ta soovib ja mis tal on probleemid ja kuidas tema sooviks seda heli kuulda. Ja lihtsalt niiviisi proovimegi teha. Näiteks, et inimene töötab õpetajana, siis lähete kooli oma aparatuuriga kõik ja laste hääle võtame maha. Ütleme nii, et ega see, kui väga vaja on, siis kõik on võimalik, eks ju. Aga ma usun, et nende uute aparaatidega ei ole niiviisi, et me peame nagu väga nagu istuma täpselt tema kõrval ja siis kokku panema. Tegelikult need asjad on aina paremaks läinud, et seda on nagu väga, mida aeg edasi, seda vähem me neid eriprogramme teeme, sellepärast et need muidu programmid on juba piisavalt head inimese jaoks. Nii. Et millega siis inimene hakkab
natukene seal nägema väikseid probleeme seal. Et ikka jälle, nii nagu enne, kui ei olnud aparaati, ikka sama probleem aparaadiga koos. Kuulen, aga aru ei saa, sõnad ei ole selged. Ehk siis nüüd on see mure, et kõik muud helid juba segavad teda. Algul oli see, et ta ei kuulnud lihtsalt. Aga aparaatidega on see mure, et kõik muud helid juba segavad kõne kuulamist ka. Et kindlasti on esimene asi on vaja häälestada aparaadid. Kui inimene alles hakkab kasutama kuuldeaparaate, siis tuleb need häälestada vaiksema peale ja lihtsalt ajaga saab aparaadid häälestada nii, et nad ise lähevad sellele oma õigele tugevusele, võimendusele. Aga kui on juba selline pikem kasutaja, siis on lihtsalt see, et siis tuleb vaadata, et äkki on korra perearsti keskusest läbi käia, et äkki on vaigukurg selles. Ja mis on nagu hästi oluline on see, et kuuldeaparaatide kandmise ajast sõltub see, kui hästi inimene tegelikult kõnest aru saab. Et kui harva paneb kõrva, siis kõnest hästi aru ei pruugi saada olla. Et küll on neid, kes kuulavad ainult televiisorit kuuldeaparaatidega, aga et kui see sobib talle ja nii on hästi, siis on hästi. Aga üldiselt on nii, et isegi kui inimene on üksi kodus, kellegiga ei räägi, et ikkagi siis peaksid ka kuuldeaparaadid kõrvas olema, sest ta üksi kodus ju ka midagi teeb, liigutab, käib, vesi, ajalehed, iga heli tegelikult treenib ja hoiab aktiivsena tema kuulmist. Et igal juhul, mida rohkem kannab, seda parem on. No võib-olla on üks põhjus ka see, et kui midagi kodus juhtub, et hakkab mingi signaal tööle või keegi koputab või mis iganes, et siis vähemalt lisaks, eks ju, nüüd on ju täiesti niivis, et oleneb kuulmislangusest, eks ju, et mõni mõtleb, et tegelikult ma ju kuulen, eks ju. Et just see, et kui on selline väiksem kuulmislangus, siis see motivatsioon on selline kesine, aga kui kaua peab harjutama, et nagu kuulda, et näiteks uus aparaat esimest korda üldse saanud ja siis tavaliselt on ju paar päeva ja aparaat läheb ju kappi. Et kui kaua peaks kandma? See tegelikult ongi nii, et esimesed paar nädalat on kõige keerulisem. Kui ta need üle elab, siis on juba väga hästi. Et see paar nädalat selle tundega harjumine, et midagi kõrvas on või enda häälega harjumine, et see juba on selline paras katsumus. Aga kuidas inimene kuuleb on kuskil 2-3 kuu pärast näha, et ei ole niiviisi, et kohe hops ja kõik on hästi, midagi ei sega ja kõik on ideaalne. Et sellist võimalust kahjuks me veel ei oska pakkuda. Kui sageli peab aparaati häälestama? Siis kui mured on, kui ta inimene kannab, ilusti kannab. Ja siis kui mured tegivad, kas siis tal endal või lähedastel, siis tulebki tulla. Öeldakse, et kord aastas, kui kõik on hästi, ei maksa seda seadistust ju ära liigutada. Aga nii kui mingid mured on, siis juba tuleb tulla. Oli õige vastus? Selles mõttes, et inimese kuulmine ju ka muutub, eks iga aastaga tavaliselt ju läheb halvemaks, ega ta paremaks ei lähe, eks ju, et aparaat ju ei tea seda. Jaa, seda küll, aga on nii ja nii. Et teinekord on niivis, et üldiselt see joon on enam-vähem paigas, midagi väike liikumine on, osad paremaks, osad kehvemaks, aga juba ta on nagu teistmoodi, eks ju. Ja kui inimene tunneb, et kõik ei ole hästi, siis on õige aeg tulla. Et me ei pruugi saada täpselt samasugust graafikut ka näiteks nädala pärast või kuu pärast, aga see ei tähenda seda, et aparaadiga hästi ei kuule. Et see pigem ongi niiviisi, kuidas inimesel endal see tunne on, kui kõik on hästi. Kui ei ole tal endal või lähedastel, siis tuleb tulla. Kui lähedased ütlevad, sa jälle ei kuule, siis tuleb tulla. Ma kuulen küll, aga lihtsalt sina räägid halvasti. Just. Külliki räägi venele pika
saab iga jutu ära. Teine ütleb justkui ja siis vaatab mul otsa ja ütleb, kuule, ma rääkisin sinuga. Rääkisid ka või? Ma ei ole mitte midagi kuulnud. Sul oli palju parem mõte samal ajal. Sul oli mõte pooleli, sul ei võrdud lülitada ennast. Okei. Nii, järgmine. Et selline üks suuremat sorti probleem on see, kui kuuldeaparaat viliseb kõrvas. Et siis on alati vaja vaadata, et missugune on see kuuldeaparaat, mis see sellist häält teeb. Ja sellest ma räägin eraldi. Kellegi viliseb või? Täis. Enel? Jaa, vasak aparaat viliseb. No, siis Parem ei vilis. Ritte või oma selle otsaga või? Ikka oma, ikka oli siin. Millal viimati tehtud on? Ma ei tea, No, ammu, eelmine aasta. No, aasta. Ei, üle-eelmine. See ongi see, et uus ots tuleb teha. Kogu täiega siis. Ots. Kõrvakuju on muutunud. Ja tegelikult, kui tehakse ventilatsiooni ava sinna sisse, siis kui täiesti ära katta, siis mingil määral selline undamine on paratamatus. Et mida suurem on kuulmislangus, seda suurem paratamatus on. Kui väike kuulmislangus, siis sellist asja nagu väga ei teki. Aga no, kui täitsa nii see peoga kinni, võib tekkida. No, ma ei pane lausa niimoodi, aga lihtsalt niimoodi. See ongi kõige raskem, nii on parem. No jah, aga parem ei vilise. Ei vilise. Erinev häälestus äkki. Need kõrvad on ka erinev. Ja, et mida suurem on võimendus, seda tundlikum ta sellel on. Ja näiteks telefoniga samamoodi, siin küll telefoni juurde tulevad. Osad telefoni hoiavad niiviisi. Ja siis tekib selline nagu kaar, heli tuleb nagu peegeldab paremini tagasi. Et siis telefon tuleks hoida nagu siit alt, et ei tekiks seda käega kaart. Et siis see telefon on sirge ja siis ta ei peegelda kohe tagasi. Teinekord on telefoniga hakkab ta undama, eks ju. Teil kõigil on juba otseühildus, et enam sellist asja ei ole. Okei. Ühesõnaga, et kui kuuldeaparaat viliseb kõrvast. Ja ei kuule. Ei. Läheb tagasi, kas tema kuulis paremini? Nii see. Nüüd on hästi. Keris juurde. Vaata, kus ma jäin? Vilinamine. Nii. Laseme selle aja, et saaks lahti ja ta ära välja lõigata. Vahetoru vahetamine. Individuaalne otsik oli. Ja ei, ma alustan otsast peale, see on lihtsam välja lõigata. Okei. Et kui kuuldeaparaat viliseb kõrvas, siis on vaja vaadata, mis tüüpi aparaat on. Ja sellele leida lahendus. Et tihtipeale on probleemiks see, et otsik on juba väsinud, kõrvakuju on muutunud ja tuleb teha uus otsik uue vormi järgi. Teinekord on niiviisi, et otsik on kõik nagu tundub, et kõik on uus, kõik on ilus, alles tehtud veel vähem kui aasta otsa, aga see vahetoru enam ei ole pehme, juba on selline jäik, ei anna liikuma ja see ongi nii, et siis kui inimene suud liigutab, siis ta liigub koos. Nii-öelda toru ei anna liikuma ja hakkab rebima seda otsikut välja ja hakkab vilistama. Et siis, kui vahetame selle toru ära, siis jälle läheb kõik paremaks. Et kõigepealt me tegelikult alustamegi sellest, et me vahetame toru ära ja vaatame selle toru pikkuse üle ka. Et kui toru pikkus on vale, siis ta võib ka vilet anda. Aga kui need asjad ei aita, siis peab tegema uue jäljendi järgi uue otsiku või siis kõrvasisesel korpuse või kui need asjad on nii vanad, siis üldsegi uus aparaat. Et teinekord, kui on aparaat vana, väsinud, kulunud, ta võib ka kõrvasisesed võivad anda vilet.
no siis on juba mõistlik, niikuinii me peame korpust tegema, siis on juba mõistlik teha uus aparaat ka. Ja kui on sellised ritetüüpi ja vilised, neid küll toome on siin erinevaid sorte valida, aga kui tundub, et võt ükski nagu ei sobi hästi, et siis saab siia ka selle oma kõrva otsa teha. Et kui on vaja, tuleb teha oma kõrva ots, individuaalne kõrva otsak ja nii edasi. Nii. Nüüd on see, et kõrval helid segavad. See nüüd on see, et segab see, kuidas mingid kribinad, krabinad, sahinad, mis iganes meie ümber on. Kas või see, et ta paneb midagi laua peale, kõik helid segavad. Et siis on kindlasti vaja kuuldeaparaate reguleerida. Ja sellest tuleb ka rääkida, et kui me reguleerime täpselt selle graafiku järgi on üks asi, aga kui inimesele tundub, et ei, mulle ikkagi meeldiks ühte või teistmoodi, siis saab neid helisid muuta nii palju, kui saab. Nii palju, kui ta ei hakka jälle seda muud kuulmist takistama. Et me päris nii ei saa teha, et jätame kõne ja võtame kogu krabinad kõrvalt ära. Paraku see ei ole võimalik. Ja mis on veel, on see, et pikendada tuleks kuuldeaparaatide kandmise aega, et teinekord on sellepärast ka asjad sellised, et inimene lihtsalt ei kanna aparaate ja ta aju ei suuda selekteerida olulist mitteolulisest. Aga kui ta kannab rohkem, siis juba aju õpib aru saama, mis on mis ja enam ei sega ükski asi. Suudab keskenduda kõnele ja nii edasi. Et probleem, et ei kuule telefoni. Et telefonitoru tuleb tõsta kõrvatagusel aparaadil vahet, siis ei ole missugune tüüp on. Aga siis on kuulev koht kõrva peal. Ja kui panna telefon sinna, kus on tavaliselt pandud, seal on otsik. Ja sealt see heli läbi ei tule. Et siis tuleb panna ta natukene kõrgemale selle koha peale. Ja teinekord on niiviisi, et kui inimesed hakkavad kõrgemale panema, siis nad on kuskil kuklas, sest ei taju ära seda, kus see kõrgem koht on. Et siis ma soovitan ka panna telefoni nagu serve endale siia vastu põske ja libistada lihtsalt siit ülesse. Et kui liiga suruda kõrvalesta siia koos selle telefoniga aparaadi peale, siis võib need mikrofoni avad kõrvalestega kinni suruda ja siis jälle ei kuule. Et pigem hoida väike selline vahe vahel. Ja siis selle viline saab ka võib-olla teinekord võib hakata aparaat häält tegema siis, kui ta on väga vastas, et siis saab sellega natuke reguleerida, et natukene kaugemale ja siis ei anna seda vilet ka. Ja see kutsungitoon peaks olema, kui seda kutsungitooni ei kuule, et siis lihtsalt valida selline võimalikult mitmeheline helin. Et siis oleks võimalik paremini kuulda. Ja mis ma olen hästi palju oma töös näinud, on see, et telefoni kõne on suhteliselt vaikse peal. Ja seda ei osata panna tugevamaks. Kuna seda saab kõige lihtsamini teha kõne ajal, siis selle peaks alati üle vaatama, et sättida ta võimalikult maksimumi lähedale või täitsa maksimumi. Et siis sellega paraneb ka see kuulmine tunduvalt. Ja televiisoriga on niiviisi, et kõigepealt alati A-joon kuuldeaparaatide reguleerimine. Aga televiisoriga on selline asi, et seda heli ei tohi panna liiga valjuks, sest muidu ta hakkab ruumist kajama. Et ta peaks olema niiviisi, nagu oleks teistele normaalne ja enda kuuldeaparaate tuleb häälestada. Natuke tugevamaks või vaiksemaks hoopis. Siis on veel variandid, et on kõrvaklapid, ka siis juhtmega või ilma.
pigem eelistada ilma juhtmeta klappe, et ei peaks takerduma sellesse juhtmesse. Või siis lisaseadmed teleri kuulamiseks. Ja need siis on need, mis saab televiisoriga ühildada, üks selline väike karbikene, nagu väike digiboks on. Ja siis aparaadi pähe paaritada ja tekib aparaati lisaprogramm ja saab kuulda telefoni. Või televiisorit. Et ma just mõtlesin, et mulle näiteks autos muusika kuulamisel on vastupidi jälle, et seal autos tundub müra mul natuke liiga palju, siis ma panen aparaadid pigem vaikseks ja raadio panen kõvemaks. Et siin televiisoris on nagu teistpidi, eks ole. Ja ruumi suurus tuleb mängu. Et näiteks siin ruumis samamoodi, et kui televiisor on vaiksem, on kindlasti paremini kuulda, siin ta hakkab hästi palju kajama, kui panna tugevamaks, siis siin ta nagu ei tööta nii. Aga just, et seda müra maha saada, siis pigem ma panen aparaadid vaiksemaks ja autoraadio kõvemaks, et siis on hästi. Ja siis ei kuule kedagi, mis ümber ringi on, eks? No, ei olegi seal kedagi. No, liikluses, keegi annab signaali, midagi keerad ette või midagi. Okay. Nii. Siis, mida võiks värske vaegkuulja rääkida oma lähedastele, mis on ülioluline, mis on väga raske, on sugulastele ja perekonnaliikmetele selgeks teha. Et ega see halvasti kuulmine väga palju välja ei paista. Välja arvatud see, et ei kuule, eks ju. Aga lihtsalt inimesed kipuvad ära unustama pereliikmed, et ei kuule. Et siis ongi, et mitte omavahel väga tülli minna, siis tuleb kõigepealt ära rääkida, et kõigepealt äratama tähelepanu ja alles siis hakka rääkima. Et siis on lihtsam. Saab ühe korraga räägitud. Et kindlasti ei tohi varjata oma suud. Tuleb rääkida rahulikult ja selgelt. Ja kindlasti mitte korraga. Et ükshaaval, et esialgu on hästi oluline kõik need punktid, et siis on inimesel lihtsam harjuda. Ja teistel on lihtsam harjuda. Värske vaegkuuljaga. Et mida ei tohi ka ära unustada on see, et kuulmist saab parandada natukene abivahenditega, aga paraku normaalset kuulmist tagasi need aparaadid ei too. Et kunagi kuuldeaparaatidega ei kuulda 100%. Et sellega peab ka arvestama. Küsimusi? Tavakuuljad ka ei kuula 100%. Ei kuule muidugi. Ma lähen õue, müra on. Ma küsin tihtipeale kolleegilt, teeks. Et lihtsalt müra on nii tugev, et ei olegi võimalik kuulda. Et päris nii ei ole kõik tavakuuljana, kõik ilus. Ja siis teinekord ongi niiviisi, et kui vaegkuulja ei kuule, siis mõtleb, et jälle ma ei kuule, mu kuulmine, eks ju. Aga tavakuulja mõtleb, et lihtsalt rumal olukord, eks ju, lihtsalt ei kuule sellepärast, et müra oli või nii edasi, eks ju. Aga vaegkuulja süüdistab kogu aeg enda kuulmist selles, et jälle ma ei kuulnud, jälle on selline vastik tund. Aga ikka on nii see, et tavakuuljad ka alati kõik ei kuule. Küsivad ka, mida? Minu arust vaegkuuljad teevadki sellest suurema probleemi kui tavakuulja. Et kui me oleme rääkinud, et näiteks teatris, et me ei kuule, mida räägitakse, me ei saa igast sõnast aru, siis kuulja ütleb, aga ma ka ei saa aru. Et tema jaoks ei ole probleem, aga vaegkuulja tahab kõike kuulda ja kohe on suur probleem. Ta kohe tunneb ja tajub seda, et võt, midagi on kuulmisega viga, et sellepärast me ei kuulnud. Et jah, ma olen ka niisi kuulanud tükki, kas ma kuulen igat sõna, alati ei pruugi. Mitte nii, et igas lauses jääb kuulmata, seda ei ole. Aga lihtsalt mingid situatsioonid, kus ta on kuskil teistmoodi ja ongi nii, et ei kuule. Ja kui see on selle teatrietenduse kõige suurem point just, mida sa ei kuule, siis on küll probleem. Muidugi. Nii, küsimusi? Kui kuuled häälikuid valesti? Et mis siis teha? Jah. Reguleerida aparaat. Mis häälikuid sa valesti kuuled?
ma näiteks N-tähte ei kuule ikka. Mis sa kelle asemel kuuled siis? Ei kuulegi. Sul on see auk, vaata. Küsimusi. Et me võime seda auku tõsta ja täita, eks ju. Aga nii mõnigi sagedus, mis on selle N-i sagedusribal, et see hakkab võib-olla teisest kohast nagu üle võlli käima. Ta ei tõsta meil ainult nagu seda ühte sagedust, ta muudab ka kõrvalollijat. Kui me seda ühte tõstame, siis ta muudab ka kõrvalollijat. Siis need teised võivad natukene kreenima. Mul on see praktika läbi. Sain oma N-tähe. Millega koos? Minul oli N-täht kadunud, jah. Jah, aga ei, läksin ja palusin tagasi panna, sest ülejäänud läksid paigast. Just. Et kõige raskemad ongi sellised kuulmised. Kõige lihtsamad on sellised kuulmised. Kuulmislangused tähendab. Nii see on. Aga sellist aparaat ei ole, millega kuuleb seltskonnas ideaalselt. Et osad inimesed on tulnud minu juurde ja küsivad, et kas on võimalik, et kui ma nüüd aparaadi saan, et siis ma sünnipäevadel kuulen väga hästi. Ja saan kõik aru, mis teised räägivad ja ei pea nagu muretsema, et mis siin toimub. Pidulauas on alguses jutt hästi rahulik, vaikne, viisakas. Räägitakse rahuliku häälega. Mingil hetkel, eestlast ikka natukene soojenevad aeglaselt, eks ju. Aga siis hakkab jutt jooksma. Ja kuna jutt jookseb ja kõrval ka jutt jookseb, siis nad segavad meid. Me hakkame kõvemini rääkima. Nemad vaatavad jama, segab. Nemad hakkavad ka kõvemini rääkima. Kõik räägivad kõvemini. Kõik hakkavad lärma. Ja see on ka nii-öelda tavakuuljate probleem, et nende jutt segab. Et tegelikult läheb käsi lärmiks kätte. Loomulikult, mida paremad on aparaadid, seda rohkem annab seda filtreerida, võib-olla siis helitugevust maha tõmmata, et see kõne on pigem see, mis on nagu lähedal, eks ju. Normkuuljal seda võimalust ei ole, et saaks helitugevust vähemaks võtta. Ma mõtlesin väga hea masina välja praegu. Ja see võiks olla selline pult, et näiteks ma tahan kuulda, mis tema räägib ja ma vajutan tema peale, ainult teda kuulengi, muud ei kuule. Et midagi taolist. Iga ühel peab olema otsajas andur, mis selle puldi kinni võtab. Aga kui panna müraprogrammi peale, kas võtab üleliigse maha? Kui nüüd mõelda nagu aparaat, siis inimkõne on igal juhul prioriteet. Kus tema teab, et see müra, tähendab see inimkõne on nüüd müra. Loomulikult prioriteet on alati otse ees ja lähim. Kui sa tahad kuulda seda inimest, siis aparaat selle peale ei tule, et sa selle asemel tahad seda kuulda. Sa oma tähelepanuga, oma nägemisega, siis sa nagu keskendud rohkem selle inimese jutu peale. Aga aparaat nagu seda ei jaga. Tema jaoks on tsoonid nagu. Lähemad on olulisemad. Aina kaugemale läheb ebaoluliseks. Kui kõik räägivad, siis inimkõne on igal pool. See ei ole müra. Inimkõne. Aga mina proovisin mingeid aparaate ja see küll lülitas välja mul. Teised inimesed, aitäh. Ja oli mingisugune, minu meelest siin samas ruumis oli mingi grupitöö ja ühel hetkel mina enam ei kuulnud midagi. Keskendusid äkki? Ei, sest aparaat arvas, et see on müra ja kustab ja vaikist. Kas need ümbritsevad inimesed olid kõik lähedal või need olid eraldi laudades kuskil? No, osa olid laudades, osa koos, aga kõik nagu räägivad, teevad oma tööd selle ja siis ta arvas. Aga keda sa siis kuulsid? Mitte midagi. Täitsa võttis maha või? Jah. Ühel hetkel muutub kõik müra, aitab see. Palju võib. Okay. Ei no mõnikord aparaadid ju kaitsevad kuulmist ka, nagu ma aru saan, et nagu minul oli ju see aparaat, mis jäi bändiproovis jäi vait, et arvas, et liiga suur müra ja rohkem ma sulle ei anna midagi. Just. Nii et. Mürafiltrid on olemas kuni 9 detsibelli nutikoni.
et see on niiviisi, et nüüd on nagu vaikses ruumis eraldi mürafilter ja lärmakas ruumis mürafilter. Et aga kui inimesele tundub, et ta ei taha neid filtreid, siis neid me saame maha keerata. Aga noh, saame ka maksimumi panna. Aga veel parem on teha eriprogramm, kus võtab kõik üleliigse maha. Seda vist kõikide aparaatidega saa. Seda väljalülitamise luppa võtad kõik. No, ei, mul on siuke eriprogramm olemas. Ja võtsin, need ongi need eriprogrammid, eks ju. Ma tahan seda ja seda ei taha. No, aga see inimene saab ise ka teha mingit häälestust, aparaatide häälestust kodus, et tal on selline äpp olemas või? Ja rakendus telefonis. Et saab küll, heli tugevust saab muuta ja saab programme vahetada läbi rakenduse. Ei, me mõtleme, ma tean küll midagi. Ei, ma mõtlen seda, et ma... Ei, Külliki mõtles ikka seda. Näiteks, et N-täht on puudu ja ma ise seal oma rakenduses panen selle N-tähe niimoodi üles. See oleneb telefonist, missugused telefonid inimestel on. Kõikide telefonidega seda equalizeri varianti ei ole sees. Osade õutega on sees. Androidil ei ole. Praegu veel ei ole, aga võib-olla tulevikus tulevad ka need võimalused. Väga vinged asjad, mida me ei oska mõeldagi. No siis ma ilmselt keeran oma aparaadid tagurpidi. Miks sa nii teed? Kogemata. Selles mõttes hakkad häälestama neid. No praegu on nii, et kui mõlemal teha korra õhtu patareiluugid lahti uuesti kinni, eks ju, siis ta saavutab kohe selle, mis on tegelikult pandud. Et kui sa vussi keerad, siis lülitad välja, paned sisse ja tuleb tagasi kõik see hea. Ja saad alustada otsast peale. On teil veel küsimusi või on sul veel? Ei ole, siis mul on selline slaid. Aitäh! Aga